Tere päevast, head vaatajad, selline saade nagu on parlamendi Grand Prix alustab oma uut hooaega ja ma tean, et ka mõned nimetavad seda mitte parlamendi Grand Prixiks, vaid Grünthal ja Puustusmaa. Nii et minu poolt tere tulemast uue hooaja algusesse ja Paulil on ka kindlasti midagi öelda sellel teemal. Suur tänu, Kalle. Tõepoolest, ka minu poolt vaatajatele tervitus ja nagu ka eilses ühes saates me teavitasime vaatajaid, et meie parlamendi hooaeg on alanud täie hooga, täie kiirusega, kõik GP masinad ritta võttud, alates sotsialistidest, lõpetas konservatiividega ja täna on siis GP esimene saade. Loodame, et see on sama edukas ja sama hea, kui oli seda Fookus. Aga Paul, me ei lähe ennem edasi, kui sa räägid lahti selle Grand Prixi, ikkagi, mis need vormelid, mis need on, tähendab, mida kui me alustasime seda hooaega, siis sa ilusti rääkisid lahti, aga kordamine on tarkuse ema, nii et anna tuld. Just. Väga lihtne tegelikult. Meil on siin parlamendis hoovõturajad, kus kõik erinevad parlamendiparteid on oma poliitiliste võitude nimel ennast ritta seadud ja kõik kimavad ühe kindla eesmärgi suunas. Olla parim, olla populaarsem, olla edukam. Ja seda võistlust me peame iga jumala nädal. Aga selle saate eripäraks on mitte see, vaid hoopis see, et kui tavapärased erinevad poliitikasaated keskenduvad toimunu osas möödunud sündmustele, ehk see, mis on olnud ja mida siis arvati ja eeldati, siis meie saade see GP, mis on ka loodetavasti pikalt ja regulaarne, see keskendub mitte möödunule, vaid sellele, mis ees on, ehk siis tulevikus eesseisvale nädalale. Tähelepanu, homsed uudised. Just, homsed uudised. Ja eriti äge on see, tänase päeva puhul on see, kuidas öelda, paralleel, et ajaloos on teada üks huvitav asi aastast 1992, et üks kuulus saade sai alguse 1992. aastal tänasel päeval ehk siis 18. septembril. See on Carte Blanche. Carte Blanche. Me oleme samal teel. Aga kellele ei meeldi see Grand Prix öelda sellisel tasandil, et siin on mingisugune erakondade võidusõit, kus on siis masinad koondunud rajale ja ootavad oma stardijärjekorda, siis kõige lihtsam on ikkagi öelda, Grünthal ja Puustusmaa on jällegi eetris taas. Siiski, üks asi, nüüd üks väikese erandi me peaksime siiski tegema selles saates. Kui meil eelmisel hooajal oli GP oli kindlalt suunatud ainult tulevikku ja tegelikult eks ta ka sellel hooajal on ainult tulevikku suunatud, ehk me, nagu Kallegi siin ütles, et me vaatame homseid uudiseid, mis siis parlamendis teoksil ja tegemisel on, siis arvestades selle möödunud nädala, siis eelmise nädala erisust, töönädala erisust, jah, me võtame teatud pilguga tagasi, sellepärast, et see lihtsalt oli niivõrd oluline ja see puudutab ühte võiks öelda, et märgilist otsust, mille parlament tegi negatiivselt, ehk siis see ei ole mitte koroona tähenduses negatiivselt, vaid just tavatähenduses ebameeldivana ja ma arvan, et ühiskonda kahjustavana. Eelkõige seepärast, et rahvuskonservatiivid ei ole praegusel hetkel poliitika jõulised suunajad valitsuse tasandil. See on siis see põhjus valitsuse ja parlamendi tasandil. Vaid ütleme, selle protsessi kaitsjad ja põhiseadusliku väärtuste hoidjad, kes on veel viimasena siin parlamendis alles jäänud, rahva huvides seised. Ja seetõttu see otsus, millele me viitame selle eelmine nädala... Oota, Paul, aga mul on sulle ettepanek. Enne kui sa lähed selle otsuse juurde, kerime pilgu korraks ajalukku tagasi ja kõik me mäletame aprillikuiseid sündmusi, kus rahvas hakkas kogunema Toompeale, Vabaduse väljakule just sellepärast, et protesteerida nakkushaiguse tõrje ennetamise seaduse vastu, mis oleks olnud oluliseks komponendiks inimeste põhiõiguste piiramiseks. Aga me ei taha rääkida sellest, absoluutselt sellest, mis seal seaduses sisaldub, aga me tahame rääkida vaid sellest, mismoodi reageeris Reformierakonna ja Keskerakonna poolne valitsus ja mismoodi siis ütleme hakkasid nende korraldusel põhimõtteliselt meie sisejulgeoleku jõustruktuurid rakendama rahva suhtes minu hinnangul igatahes põhiseaduslikku vastast vägivalda.
ja kuna ütleme, meil oli saadetud niivõrd palju videosid, selle videomaterjali selle kohta, mismoodi politsei meie hinnangul veel tegutses ebaseaduslikult, siis küpseski ka EKRE fraktsioonil plaan moodustada uurimiskomisjon selleks, et teha kindlaks, et kas siis need meetmed, mida politsei rakendas, olid siis õiguspärased või mitte. Ja enne kui nüüd Paul seda otsust hakkab tutvustama, siis ma juhiks veel tähelepanu ka sellele, et kui ma käisin põhiseaduskomisjonis seda eelnõud kaitsmas, et seda uurimiskomisjoni moodustada, oli Kristian Jaani Keskerakonnast pärit siseminister see, kes ütles, et ei, meil on kõik korras. Aga ma küsin, aga miks sa siis selle komisjoni vastu oled? Vaat siis tuli vaikus. Ja oluline punkt sellest on see juba vanast Rooma õigusest. Iseenda üle ei saa kohut mõista. Aga Paul, räägi sellest eelnõust. Ja aitäh sulle, Kalle. Tähendab, põhimõtteliselt siis soovisime meie parlamendi tasemel luua komisjoni, Riigikogu uurimiskomisjoni, mille eesmärgiks oli siis Tallinnas aprillis 2021 toimunud politseioperatsioonide seaduslikkuse küsimus. Seda uurida. Nimelt, milles on nüüd kõige olulisem iva antud komisjoni moodustamise vajaduse juures? Kui liberaalid väidavad seda, et politsei käitus õigesti, piisava ettevaatlikkusega, kellegi liiga ei tehtud ja vajalikke meetmeid rakendades, siis asjaolud, mida me palja silmaga näha võisime, meie tajusime seda selgelt ülemäärase jõu kasutamist, proportsioonidest väljumist ja põhiseaduse rikkumist. Ja kuna see vaidlus meil jäi kestma ja igaüks käis oma mõtteid välja, siis me leidsime, et meil on vaja see komisjon luua, et siis see tõde välja selgitada. Aga loomulikult, ega siin liberaalid pole nagu huvitatud selle tõe selgitamisest. Nende jaoks oli oluline see komisjon lihtsalt põhja asta. Ja ma ütlen ka ühe väga lihtsa põhjuse. Vaata, see oli huvitav asi. Meil oli see oli meil viimasel parlamendi tööpäeval oli meil huvitav kohtumine meie kõrgema sõjavägede juhatajaga Heremiga, kindral Heremiga oli, ja seal oli küsimuseks samamoodi põhiseaduse järgimise temaatika seoses seal teatud nõuete esitamisega oma alluvatele, sõduritele, ohvitseridele ja meie väitsime täiesti üheselt seda, et tegelikult saades aru nendest olukordadest, mõistes igati seda, mis me ühiskonnas on, me ometigi ei saa rahuaja tingimustes nüüd jätta mõnda põhiseaduse punkti rakendamata. Ehk siis ütleme niimoodi, et rahuaja tingimustes põhiseaduse eiramine ei ole vabandatav. See oli meie mõte. Aga muidugi kindral Herem ikkagi väitis seda, et ikkagi olukord on eriline praegusel hetkel ja neid teatud nõudeid oma esitada, sõltumata siis sellest, et põhiseadus seda ei luba. Ja muideks samasugune suhtumine oli ka sellesse komisjoni ja kogu selle komisjoni põhjustanud asjaoludesse. Ehk siis politsei ülemäärane jõu rakendamine, politsei, ütleme otse välja, jõudemonstratsioon, kuigi rahva hirmutamine, et kuigi selle kattuvus põhiseaduslike õiguste või põhiseaduslike võimalustega oli enam kui kahtlane ja uurimiskomisjon oleks võinud selle tõe vägagi selgelt välja teha või välja tuua. Ja selle asemel, et tegelikult nüüd valitsus ja jõuministeeriumid saaksid siis tõendada oma õigsust ja tõde. Tegevuse õigsust. Nad lihtsalt otsustasid asja eirata. Kaasati selle jaoga meedia, kaasati sellele valitsus, kaasati sellesse tegevusse loomulikult ka koalitsioonijõud parlamendis ja teerulliga sõideti asjast tuimalt üle. Ehk siis põhimõtteliselt Reformi ja Keskerakonna saadikud, kes hääletasid selle eelnõu maha, moodustada uurimiskomisjon politsei tegevuse õiguspärasuse kindlaks tegemiseks, sõitsid sisse praegu minu meelest põhiseaduslike õigustesse, mis tagab tegelikult rahva põhiseaduslikud väärtused, vabalt koguneda, vabalt avaldada meelt ja nii edasi ja nii edasi. Nii et jätke palun nende saadikute nimed Reformierakonnast, Keskerakonnast ja ka mõnest teisest erakonnast veel meelde, kes olid selle poolt, et rahval puuduks enesemääramise ja
vabaduste, põhiõiguste, vabaduste rakendamine reaalsuses. Et kahjuks juhtus jah niimoodi, et Eesti Konservatiivse Erakonna algatus läks selles osas täiesti tühja. Aga me ei viska oma nii-öelda võitluslippu nurka ja me lähme edasi. Ja kuna ütleme siin, me jutuks tuli siin praegu siin ka see rahva rahumeelne demonstratsioon siin samas Toompeal kui ka siis Vabaduse väljakul, siis tänaseks päevaks on huvitaval kombel valitsus asunud kommunikeerima veelgi huvitamat profiili. Nimelt on ta nii mind, Kalle Grünthalit kui ka Mart Helmet sidunud, kuidas see nüüd oli, Moskva käsilastega või midagi sellist. Ja seda ainult sellisel väga lihtsal põhjusel, et meid kutsuti nii-öelda siis Lasnamäe valimisringkonda inimestega kohtuma ja seal siis olevat viibinud mõned inimesed, kes on seotud siis nii-öelda siis aita nüüd öelda, Moskva ideedega. Aga minu meelest on see ääretult totter ja tobe. Ega me ei küsi inimese käest nime ega passi, kui ta tuleb sinna saali sisse. Me ei küsi seda, millised vaated tal on. Meid kutsuti sinna, me suhtlesime ja seda kõike kajastati siis Õhtulehes ja minu meelest isegi kahel päeval jutti. See oli siis nii neljapäevasel Õhtulehes kui ka kui ma nüüd ei eksi, kas teisipäev või kolmapäeval ka. Aga mis minu meelest kõige alatum oli see, et aprillikuuse meeleavalduste ajal Õhtulehe reporterid nimetasid seda Eesti rahva kogunemist seal mingisugused lamemaalased, eluhälbikud, Kremli-meelsed tegelased, kes ei tea ise, mida nad tahavad ja tahavad ainult protestida. Et minu meelest on see nende Õhtulehe ajakirjanike poolt täielik näkku sülitamine Eesti rahvale. Et mul lihtsalt ei ole sõnu, kuhu võib viia siis valitsuse poolt kommunikeeritav ja juhitav propagandamasin. Ja, aga minu meelest on siin ikkagi ka tugev annus invatiivsust ja lapsikust selles mõttes. Sest et vaata, asjaolu, kui keegi suhtub kriitiliselt teise isiku arvamusse, et siis selle alusel hakata lihtsalt sildistama kedagi Moskva käsilaseks, siis see on selles mõttes nagu rumal. Vaata, toome lihtsa näite. Ütleme näiteks, kui Putini käest keegi küsib ajakirjanik, et palju on 2x2 ja Putin ütleb näiteks 4. Ja näiteks sina siis ütled selle peale, et mulle meeldib, ma toetan seda mõtet. Kas siis see asjaolu, et inimene ütleb faktiliselt õige asjaolu või ütleb õige fakti, et kas nüüd see on siis aluseks, et teist selle käsilaseks nimeta. See on umbes analoogne asi ja tegelikult see on ka väga tendentslik. Et ainuüksi selle tõttu, et rahvuskonservatiivid suhtuvad äärmiselt kriitiliselt uuskonservatiivsed või uus euroopalikesse väärtustesse. Seal mingisugused, kuidas need on need omavahelised Eesti abielud ja muu taoline kräpp, eks ju, et see ju tegelikult ei saa ju anda alust meid süüdistada Moskva käsilaseks olemiseks. Aga see on loomulikult jälle poliitiline võitlus, nii et tegelikult head inimesed, juhul kui te liberaalsest meediast ja peavoolumeediast loete seda, et me oleme see, teine või kolmas, siis tasub olla väga ettevaatlik ja väga kriitiliselt hinnata seda, mida teile öeldakse, sest see ei pruugi olla seotud terve mõistuslikkusega, vaid lihtsalt veel poliitilise võitlusega. Ma tahaks tuua veel ühe näite, mis minule kui ütleme parlamendisaadikule läks väga hinge. Kui toimus nii-öelda siis selle eelnõu kaitsmine Martin Helme poolt Riigikogu puldis, siis täiesti kohatu avalduse tegi minu meelest Riigikogu jutumärkides kõige targem mees Valdo Randpere, kes hakkas selle asemel, et tunda muret, kuidas ütleme inimesi seal alusetut kongi topiti, kuidas neid läbi otsiti ja nii edasi, eks need, kes on seda tunda saanud, teavad ise, hakkas hoopis hädaldama selle üle, et vaadake, et Kalle Grünthal ja Monika Helme ja siin veel keegi käisid ja tõid nendele meeleavaldele pirukaid. Ja mis ma tahan sellega öelda? Randpere ja Reformierakonna saadikute arvates on pirukate jagamise probleem palju suurem kui
põhiseaduses sätestatud inimeste õiguste järgimine reaalses elus. Vaata, see lugu jätke igatahes küll meelde. Ja, see oli täpselt see situatsioon, et mitte seda komisjoni ei ole vaja teha, kus uuritakse politsei ülemäärase jõu kasutamist või siis mitte kasutamist, vaid tuleks teha komisjon parlamendis, mis uuriks, kust kohas konservatiivid neid pirukad võtsid või mis raha nad kasutasid pirukate ostmiseks. Jah, aga nüüd... See on tase. Aga nüüd on nii-öelda siis selles ajaloos käidud ja nüüd on siis käes siis see hetk, kus me hakkame vaatama oma targa pilguga tulevikku, mida toob siis meile tulevik. Ja meie ees on siis järgmise nädala ütleme põhimõtteliselt peaaegu õige päevakord, sest teatavasti päevakorda saab ka igal ajal muuta ja seda siis ütleme Riigikogu otsusega, aga me püüame mingit moodi midagigi ennustada siin. See on muideks selles mõttes huvitav, et tõepoolest, kui sul on teada poliitilised jõujooned valitsuses, poliitilised jõujooned parlamendis, kui sa tead täpselt, kuidas need väiksed poliitilised masinakesed selle GPRA peal asuvad, siis ei ole üldsegi raske üsna hästi ja täpselt ennustada, mis toimub järgmisel nädalal Riigikogus. Millised otsused vastu võetakse, millised otsused vastu ei võeta. Ja veel parem oleks muidugi, kui nende juurde saaks veel lisada ka komisjonide päevakavad. Aga seda jõudu meil ei ole, et me kahekesega kõik komisjonide kavad kokku saaksime, et seda analüüsida ja ega pole ka selleks aega. Ja seetõttu me läheme lihtsalt me läheme selle parlamendi töökavaga edasi ja ühtlasi ka teavitame ja tutvustame vaatajatele ka seda, millised võimalused neil on ise sellest mõnusast, ägedast poliitteatrist reaalselt osa saada. Aga enne kui me lähme nende päevakorras olevate teemade juurde, selle Pauli pika ja ilusa ja targa jutu keeruliseks ma toon võrdlus ikkagi Grand Prix põhimõtteliselt, et kõik me teame, et kui mõni vormelisõidus mõni masin on väga pikalt ette läinud ja juhtub mingi enneolematu asi, kas hakkab vihma sadama, seal läheb väga libedaks või siis ütleme mingisuguse auto lennab vasta barjääri ja tükid on laiali, siis tuleb kohtunik rajaäärde libuga ja lehvitab seal ja masinad tasakesi joonduvad üksteise sappa ja sisuliselt see võidusõit hakkab uuesti nullist peale. See, mis on loomulik vormelirajal, on ebaloomulik jällegi siin samas Riigikogu saalis. Kui on näha, et mõni partei, antud hetkel mina julgen nimetada Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, on kogu aeg nii-öelda hakkab liidripositsiooni tõusma, siis selliste meedia poolt alatute võtetega näidatakse seda lippu selleks, et seda edumaad maha võtta, mis on siin järeltulevate parlamendiparteide poolt tekitatud. Aga läksin pikale või tahad lisada? Ma tahan ühe väikse huvitava nüansi tuua, et mingi 10 aastat tagasi ma vestlesin ühe semantikuga ja sa ütlesid siin, kui mõni partei, näiteks Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Ühesõnaga, ma vestlesin ühe semantikuga, tema ütles niimoodi, et juba Eesti Vabariigi ajal oli tavaks ja kombeks neid erakondi, mis on vasakpoolsed, nimetada parteideks ja neid erakondi, mis on parempoolsed, neid erakondadeks. Et siukene, aga ega mul ei ole, see on lihtsalt mingine väide, ma ei ole tõestust, pole isegi väga otsinud, aga iseenesest väga huvitav väide. Aga lähme Paul, ma hindan alati sinu tahtmist arendada filosoofilist mõtisklust, aga ma jällegi, nii nagu eelmises saates Fookus, tõmban siin kriipsu peale, lõpetame selle teema ja läheme siis hoopis meie päevakorra juurde. Esmaspäev, aga esmaspäevaga on selline lugu, et meil on praegu kahjuks koroona ja inimestel on siin keeruline siia tulla, aga põhimõtteliselt on Riigikogu iseenesest vaba ja Riigikogu saab nagu alati soovi kohaselt, kui keegi soovib näha, mis siin toimub, saab Riigikogusse tulla, saab tulla rõdu pealt vaadata, mis saalis toimub. Ja meil on väga kindel päevakord, mis on kodu- ja töökorraga paika pandud ja esmaspäevased päevad algavad alati hommikul nõupidamistega fraktsioonides, komisjonidega ja päris saali istung hakkab peale lõunat. See on siis õhtupoole, nii nimetatud õhtupoole ja esmaspäevaselt on meil tavapäraselt ka kell 15.00. Ja tavapäraselt on ka kokku lepitud, et kui vähegi võimalik on, siis esmaspäeval ei tegeleta konkreetse seadusloomega niivõrd, kuivõrd see päev eraldatakse arupärimisteks, kus kutsutakse Riigikogu kui kõrgem esindusorgan ette, erinevad ministrid, ametite juhid,
prokurörid, mis iganes, kes siis annavad vastuseid ja vastavad Riigikogu liikmete küsimustele. Ja nii-öelda selle sissejuhatuse lõpuks, kui Paul ütles, et on raskendatud, siis praeguse hetke Riigikogu töökord ja majakord näeb ette seda, et inimesed võivad siia vaatama tulla, nad peavad järgima, kui nad on läbinud sissepääsu ja saanud loa selleks, peavad kandma maski, aga sellist lauspiirangut igatahes ei ole, nii et tasuta teater on võimalus näha. Aga nüüd ikkagi poliitiline teater, aga nüüd ikkagi siis ka selle esmaspäevase päeva juurde. Seal on plaanis küll 4 arupärimist, aga minu meelest nende asja pärlid, ma rõhutan, asja pärlid, mida saab väga harva näha, on siis Riigikogu liikmed, ütleme, ma ei hakkagi nimetama, ütleme, et Isamaa poolt algatatud arupärimine immigratsioonisurve kohta ja vastab sellele siis peaminister Kallas. Ja kuna täna mina olen siis nii-öelda siis peaksin olema vähemalt saatejuhi rollis, siis ma täiesti kasutades oma õigust, küsin Pauli käest, ja Paul, mida sina arvad sellest arupärimisest immigratsioonisurve kohta, millele siis vastama tuleb peaminister Kaja Kallas? Tõepoolest, ma usun, et need küsimused ja need vastused saavad olema igatahes huvitavad. Kindlasti leiab ka ajakirjandus siit, mida tsiteerida. Ja ma pean ütlema, et ma ka nendele järelpärijate suhtes olen väga tänuväärne, sest need on küsimused, mida meie oleme korduvalt tõstatanud ülesse. Ja lihtsalt, kui me need pidevalt teeksime, siis oleks see nagu kordamine, kui kordamine ka tarkuse ema või kellegi isa, aga fakt on see, et tuleb tänada küsijaid, et nad toetavad neid samu mõtteid, mida konservatiivid, rahvuskonservatiivid juba pidevalt teinud. Ja antud juhul siis peaminister Kaja Kallas vastab mitte ainult ühele küsimusele, mitte ainult immigratsiooni küsimusele, vaid tal on 2 küsimuste vooru. Esimene neist puudutab tõepoolest arupärimist, mis on seotud immigratsiooni surve kohta, ja teine aga räägib eestikeelsest haridusest. Ja selle on esitanud jällegi siis Isamaa fraktsioon. Ja immigratsiooni kohta muidugi väga huvitav seetõttu juba ainuüksi, et kui me nüüd oleme jälginud viimastel kuudel meedias toimunud, võib-olla siis pikemalt ütleme viimastel 5, 6, 7 kuu jooksul meedias toimunud muudatusi migratsioonist rääkimise osas, siis pööre on pöörane. Positiivses mõttes pöörane. Kui varasemalt ikkagi rõhutasid liberaalide ja peavoolumeedia seda, et meil ju migratsioonisurvet ei olegi õieti ja meil ei tulegi siia, keegi tahagi Eestisse tulla ja lõppkokkuvõttes me räägime mingisugust kvoodipagulastest, seal 1000 inimest võib-olla aastas midagi taolist. See oli ikka põhinarratiiv, mida siis meedia kasutas. Siis viimastel kuudel, muides ka tänu natukene ka selle Leedu sündmustele, eks see ka mingil määral toidab seda teemat, aga üldiselt on hakatud julgelt rääkima seda, et see migratsiooni inimeste hulk, kes Eestisse iga aasta tuleb, me ei räägi siin 1000. Me ei räägi siin isegi 10 000, me räägime 10 000 igal aastal. Ja kui, mis on veel, et Covidi viirus on nüüd mingil määral ka takistused olnud, kuid see siiski ei piira seda, et ei piira seda suundumust, mis on tulnud nüüd välismaalase seaduse eranditest, need on kas siis 17 või 18 erandit on välismaalase seaduses ja mis siis ületavad seda tavapärast seda kvoodipagulaste arvu ja tänu millele need 10 ja 10 000 iga aasta siia tulevad. Ehk siis ainuüksi ajutiste töötajate ja ajutiste töölubadega on neid taotlusi on Eestis esitatud praegu kehtivana ligi 20 000. Eelmine aasta oli ka ligi 20 000 ja kui me hakkame nüüd korrutama, see 10 aastaga 200 000. Nii, Paul, nüüd on niimoodi, et ma tean, et kui sinu vedru on üles keeratud, sa võid seda juttu rääkida päris pikalt, aga kasutades nii-öelda siis nii kui öeldakse saatejuhi õigust, ma selle jutule korraks tõmban pidurid peale. Minu meelest on selles küsimuses, see mis muidugi Paul rääkis, on absoluutselt õige, aga minu meelest on oluline nüanss hoopis on selles, et kui EKRE on seda immigratsioonisurve ütleme kommunikeerinud praktiliselt kogu selle aja, kui ta on olnud valitsuses ja ka enne Riigikogusse saamist,
ja täpselt sama on ka eestikeelse hariduse ülemineku osas, kus meie eesti keele toetusgrupp võitles selle eest, et eesti keelt saaks selles komisjonis töös saaks jätkuda, siis praegusel hetkel, vaadake kui kavalad, absoluutselt enne valimisi on Isamaa saadikud võtnud siis nii-öelda üle EKRE poolt kogu aeg saadetud sõnumid ohu kohta nii migratsiooni kui ka see eestikeelse hariduse ülemineku osas. Minu meelest on see plagiaat, aga eks igaüks teab ise, mismoodi tema oma sõnumeid rahvale saadab, kas see siis stabiilselt kogu aeg ühtemoodi või siis ainult siis ütleme enne valimisi. Aga nagu ma ütlesin, et kindlasti teemad on tõsised, aga minu meelest on ikkagi pärlik see, et vastamas on peaminister Kaja Kallas ja arvestades ka seal ütleme riigikogulaste küsimusi, minu meelest Paul on selles osas meister esitama, saab kuulda kindlasti väga huvitavaid ja teravmeelseid vastuseid. Aga või tahad veel lisada? Ma tahan öelda, et ma tahan seekord mitte nõustuda sinuga, et see plagiaat on. Mina ütlen, et ma toetan kõiki neid Riigikogu liikmeid, kes meie teemasid toetavad. Ja minu pärast ta võib ka sotsialist olla, minu pärast kas või Reformierakondale. Seetõttu, et kui ta tegelikult toetab neid meie mõtteid ja meie küsimusi ja survestab neid teemasid, mis meile omased on, see on ülimalt hea ja kasulik. Aga Paul, ma oleksin suga nõus, kui see oleks kogu aeg niimoodi. Aga kui meile enne vaieldakse vastu, et need variandid ei sobi, immigratsioon ei ole, mis te räägite, eesti keele õppe, no see ei ole üldse mingi küsimus. Ja nüüd ühel hetkel pööratakse teine pilk, tehke omad järeldused. Paneme punkti sellele esmaspäevale ja meil on järgne päev ja see on teine päev nädalas, see on teisipäev. Ja kujutage ette, hea rahvas, need, kes te olete mulle ja Paulile kirjutanud kogu aeg, et mida teha, et sellest hullumeelsest diskrimineerimisest lahti saada, et siin sunnitakse lapsi nõela otsa minema, et siin tööandjad vabastavad töölt inimesi ilma põhjuseta põhimõtteliselt, sest kui neil ei ole koroonatõendid, siis nad ei saa enam osaleda või ei ole vaktsineeritud. Või siis lüüakse need sealt restoranides, kohvikutest välja, et teil puudub koroonatõend. Sendele küsimustele tuleb teisipäeval vastama õiguskantsler Ülle Madise ja ma usun, et siis on kõikide tähelepanu pööratud siis sellele Riigikogus üleantav programmile. Aga nüüd, Paul, ei hakka sa rääkima seda, mida sina tahad, vaid vastad seda, mida mina tahan. Ütle mulle, millise sõnumi võib siis Ülle Madise sellele antud küsimusele tuua, sest ma olen kindel, et kontsentratsiooniteravik on just sellel COVID-kriisil. Jaa, Kalle, sul on õigus. Aga ma võin öelda jälle, olles siis hea või halb. Meil on homsed uudised. Jaa, hea või halb šamaan, aga ma saan kindlalt seda öelda, et see teisipäevane päev ja kui nüüd te tulete ka ise vaatama seda istungit, siis te näete, et Ülle Madise räägib nii-öelda nagu tema jutt on kaheosaline. Esimene osa on ülevaate andmine. Ta annab aasta ülevaate, kus ta käsitleb 10 erinevat teemat, mis on Eestis olnud kuumad ja tulised. Seda ta käsitleb kindlasti. Ja lisaks on siis teine plokk on nende, kui nii palju kui aega on võimaldatud, on siis küsimustele vastamine, kus Riigikogu liikmed esitavad küsimusi. Ja selles suhtes on sul õigus, et täiesti kindlalt peateemaks saab olema see kõik, mis on seotud selle COVID-i kriisiga, nende meetmetega, mida on rakendatud meil riigi ja valitsuse poolt ja ega Ülle Madise siin oma suud kinni paneb, ta räägib kindlasti üsna selgelt ja arusaadavalt sellest, et on tõsiseid probleeme meil siin ja mis on siis tema endale silma hakanud. Ma võin öelda seda, et need inimesed, kes on nüüd kõigepealt huvitatud sellest esimesest plokist, ehk siis aasta ülevaatest, mis on siis õiguskantseleis jõudnud ja õiguskantslerile silma hakanud nüüd möödunud aasta jooksul. Selles osas on võimalik teha ka konkreetselt ise tööd natukene, on võimalik minna õiguskantsleri koduleheküljele, mida te siin all näete, ja seal on võimalik kõik need 10 teemat lahti klikkida ja vaadata neid probleeme, millest siis Ülle Madise hakkab rääkima. Aga need, mis puudutavad neid küsimusi,
siis selles osas on meil väikene suu on nii-öelda maitsen suhu toodud, sellepärast et ka meie kohtusime kas esmaspäev või teisipäev õigus... Meil oli meie teisipäeval. Teisipäeval oli meil põhiseaduskomisjonis oli, kus ka austatud Ülle Madise käis kohal ja andis oma esmase ülevaate juba meile, nii et meie oleme seda ülevaadet juba saanud. Meie oleme targemad kui ülejäänud parlamendi liikmed praegusel hetkel. Ja me oleme ka oma küsimustele saanud vastuse. Meil oli see eelis, et kuna komisjonis on 9 liiget, siis meie saime pommitada tund aega oma küsimustega õiguskantslerit juba eelnevalt. Nüüd ta peab võtma ülejäänud 101 liiget ja tegema sama aja jooksul seda suures saalis. Tegelikult ma arvan, tead mida, Paul, et Ülle sai selles mõttes, sai sükse, ütleme, pildi kätte, mis teda ootama hakkab. Ja kindlasti tema ja tema meeskond hakkab tegema seal tõsist tööd, teades kuhu siis, ütleme, see nii-öelda siis küsimuste laviin võib valduda. Muidugi see on hea, mul on äärmiselt hea meel, et Ülle Madise tuleb lõpuks siis ka nii-öelda avalikkuse ette ütlema välja oma mõtteid ja teooriaid ja sellega lõpeb see nii-öelda see terve suve kestnud kohatu vaikus nende inimõiguste küsimuste osas, sest Ülle Madise kurtis ju väga selgelt ka meie komisjoni istungil, et tegelikult ta saab päevas 10, 20 kaupa kirju selle kohta, mida teha, mida ette võtta, nii et ma arvan, et see teisipäevane päev on selle nädala üks tulipunktidest. Ja ma jälle, meil see aeg pressib ära, aga ma tahaksin siiski paar asja ära märkida selle Ülle Madise kõne juures. Tõenäoliselt ta puudutab seda, et viimasel või möödunud aastal oli märkimisväärne probleem nende kaebuste osas, mis puudutas kohaliku omavalitsuse toiminguid. See on üks asi, mida ta kindlasti puudutab. Ja teine asi on see ka, mis tuleb ilmselt küsimuste voorus välja, on see, et tõenäoliselt natuke liiga vabameelselt rakendatakse meil erinevaid piiranguid, mis on seotud siis selle COVID-iga, ilmselt ka see asi leiab puudutamist, nii et jälgige asja. Aga tead sa, Paul, ja. Öeldakse ühes laulus, Ivo Linna laulab seda, aeg ei peatu. Ja vaatamata sellele, et meil on veel kolmapäevane päev jäänud ja neljapäevane jäänud, siis ilma pikema aruteluta me kahjuks ei suuda neid ja selle sisu edasi anda, nii et lühidalt öeldes, arvestades sinu nii-öelda see vedru pole maha käinud, et veel siis kolmapäeva lühidalt üle ja neljapäev samuti lühidalt üle ja me saame oma saatega otsad kokku tõmmata. Kahjuks läks tänane saade läks selle nahka, et me pidime rääkima ära olulised sündmused, mis puudutasid seda osa, mis näitas selgelt välja, et ei nii Keskerakonna kui Reformierakonna saadikutel pole rahva põhiõigudest sooja ka külma. Andke meile selle üle praegu andeks. Ma usun, et me teeme oma vead tasa juba järgmises Grand Prix Grünthal Puustusmaa saates. Aga ma tahan kokku võtta, siis kui sa lubad viimase 5 minuti jooksul selle kolmapäevase päeva. Nagu ma ütlesin, et meil on nüüd ju parlamendis on ju oma töökord, nagu esmaspäeval olid need arupärimised, teisipäeval tuleb meil siin, me kuulame Ülle Madiste ja õiguskantslerit, ei olnud seadusloomega, ei olnud tegemist. Kolmapäeval me tegeleme seadusloomega. Meil on mitmete seaduste vastuvõtmised, me räägime siin töölepingu seaduste muudatustest, me räägime siin elektroonilise sideseaduse muutmise seaduse eelnõust, me räägime ka kinnisasja omandamise, kitsendamise seaduse muutmisest, et need ülevaated nende seaduste osas tulevad ka Riigikogu enda koduleheküljel ja nad on kättesaadavad. Põhimõtteliselt, mida võib öelda, et enamus seadusi, mida me vastu võtame, nad algavad umbes sellise sõnastusega. Eelnõuga võetakse Eesti õigusse üle Euroopa Liidu direktiiv, millega kehtestakse. Või siis teine seadus, et eelnõuga võetakse üle Euroopa Liidu direktiiv, millega täpsustatakse. See on kahjuks meie seadusloome kuidas öelda, lõvi osa, võt siin võime vaielda, kas lõvil on suurem või väiksem osa on, sest lõvi väga suur tal ei ole, õhtega ta väga palju ei söö. Aga lõppkokkuvõttes ütleb niimoodi, et seadusloome puhul, kus meie peaksime seadused tegema, me väga suures osas tegeleme ainult Euroopa Liidu direktiivide ja määruste ülevõtmisega. Ja mis on kõige hullem selle juures? Tõeliselt hull on see, et meie ettevalmistuse osa, mis käsitleb tegelikult seal, kus meil need seaduse eelnõud ette valmistatakse läbi tõlkimiste ja läbi selgituste, et me saaksime otsuseid võtta, et me saaksime Riigikogu liikmetena otsustada, need on kahjuks väga tihti
ebakvaliteetsed, sest see õiguskeel, kasutatakse väga tihti otsetõlget. See tõlge on kummaline, arusaamatu ja lõpuks meie ette jõuavad sellised seaduse muudatuste tekstid, millest on väga raske, kui mitte võimatu aru saada inimestel, kel ei ole erakordset erilist filoloogilist haridust või erakordset erilist õiguslikku haridust. No, sa läksid selle õigusloome mure kohta. See on mure, see ongi mure. Aga ma olen sunnitud seetõttu ette lugema Eesti väike- ja keskmiste ettevõtete assotsiatsiooni pöördumise, kus nad räägivad murekohtades õigusloomes. Ja see kiri on väga tõsine, asjalik, aga ma tooksin välja siis nagu kõige olulisema momendi. Järjest enam ning eriti viimase aasta jooksul ignoreerib riik õigusloome protsessis hea õigusloome ja normitehnika eeskirja ja kaasamise head tava. Huvigruppide, sealhulgas ettevõtlusorganisatsioonide kaasamise protsessi on näiline, pealiskaudne ja kiirustav. Lihtsalt võimatu on anda seaduseelnõudele sisulisi kommentaare mõnepäevase ette teatamisega. Veel vähem nende üle arutleda ja aina massiivsemaks muutub kiireloomulisus ja kobareelnõude koostamine on lubamatu. Et see jutt on väga asjalik, see läheb edasi, aga sõnum on ühene. Sellist praktikat tuleb muuta, sest vastasel juhul on Riigikogu, kes on juba kummitempel, peaaegu juba muutub selleks kummitempliks täies ulatuses. Ja lõpetuseks viimane soovitus, selle ma jõuan ära, mul on 2 minutit aega. Et viimane soovitus, head inimesed, mis ma tahan teile anda nendele, kellele pakub reaalselt huvi selle poliitteatri jälgimine, siis ma soovitan tulla kolmapäeval kindlasti siia, ma rõhutan, kolmapäeval kell 12–14 on infotund, millest me ka viitasime siin ja ka neljapäeval on meil selline küsimus sinna arutusel, mis käsitleb olukorda eesti keele õpetamisel muukeelsetes koolides. See on niisugune teema, mis kindlasti ei ole friikidele mõeldud, aga kõnetab väga suurt osa ühiskonnast. Täpselt. Et see on siis nüüd see ülevaade, mida me saime anda selle osas, mida me nüüd lähitulevikus ehk siis järgmisel või algaval nädalal siis võiks juba öelda. Need olid homsed uudised ja natukene ka eilsed uudiseid. Kohtume juba õige varsti järgmisel nädalal. Seniks kuulmiseni ja loodan, et ka nägemiseni. Kõike head teile soovides Grand Prixi ühed kõvemad tegijad Paul Puustusmaa ja Kalle Grünthal. Aitäh vaatamast! Aitäh!